Tervist! Ilus tuuline suvemik. 11. juuli 2020. Hetkel olen Penijõe RMK lõkkekohas ja kohe alustan Penijõe Kauksi matkarajaga. Raja pikkus on 615 kilomeetrit ja aega läbimiseks on mul 2 nädalat. Ehk siis vaatame, kaugele jõuan. Esimene kilomeeter läbi. Esimesed elusolendid, keda ma rajal kohanud olen. Nii, kell on saanud juba 6 õhtul. Kõnnitud on natuke üle 30 kilomeetri. Kuskil vist 8 kilomeetrit täna veel. Suht korralik päev esimese päeva kohta. Täna eriti midagi filminud ega pildistanud ei ole, kuna päev läbi põhimõtteliselt sadas vihma. Nii et jalanõud on läbi märjad ja 2 paari sokke on läbi märjad. Lõpuks ameti. Täitsa lõpp, mis vesi siin on. Ma arvasin, et ma saan siit joogivett. Aga vist mitte. Lõkkekoha maapind ei ole ka just kiita. Muidugi hästi kaamerast on aru saada, aga see on ikka väga viltuna. Nii, jõudsin siis esimese päevaga lõpule. Kõnnitud sai kuskil 38 kilomeetrit, mis on esimese päeva kohta suht palju. Aga see lõkkekoht on küll, ütleme nii, et jätab soovida. Siin on väga ebatasane maapind. Vee kvaliteet ei ole üldse hea.
noh, mis teha. Nii, olen siin oma telgis Hirvepargi lõkkekohas. Täna sai ikka päris palju kõnnitud esimese päeva kohta. Jalgade peal mõndadesse kohtadesse ikka hakkavad villid tekkima ja ütleme nii, et jala tald oli ikka päeva lõpuks päris valus. No see ongi see, et märgade jalanõudega käid päev läbi. See teeb asja hullemaks. Tuleb loota, et homme on kuivem. Lõpuks ometi vesi. Täitsa hea. Täna lõunasöögiks on müsli koos ilusa värvilise jõeveega. Jõevesi annab sellise mõnusa mudase maitse. Unustage ära mingi piimi asjal. Super. Täna on siis teise matkapäeva lõpp. Kõnnitus sai kuskil 36 kilomeetrit. Mul parema jalal läks täna kõnnides üks vill katki ja mul on neid mõlema jala peal päris mitu tükki, nii jalal kui kandede peal. Ja üks verevill on ka. Praegu tundub, et villidega on ikkagi olukord liiga hull, et selliseid kilomeetreid edasi kõndida. Homme ilmselt kõnnin väga vähe, et järgmine lõkkekoht on kuskil 10 kilomeetri kaugusel. Võib-olla siis sealt enam edasi ei kõnnigi, et aga kahjuks tundub, et 2 nädalaga kauksi välja ei jõua. Täna siis 3. päev. Päev jalandades kõige paremini. Kuskil 15 meetrit sai kõnnida ja lääraki vihmasadu.
sai jälle natuke märjaks. 3. päev ja iga päev olen vihmasajugas olnud. Esimene päev oli konkreetne torm. Eile oli tegelikult küllalt ilus ilm, aga lihtsalt päeval korra tuli vihmasadu ära. Aga siis ma väga märjaks ei saanud. Ja tundub, et täna ongi selline päev, kus vahel paistab päike ja siis jälle tuleb vihmasadu. Ees sinna poole, kuhu ma kõnnin, on praegu päris tumedad pilved. Ehk siis tuleb vihmaks valmis olla. Ja täna on siis see päev, kus ma üritan vähe rahulikumalt võtta. Praegu on kell juba mingi 12 läbi peaks olema. Ma olen liikunud kuskil 5 või 6 kilomeetrit. Umbes 4 kilomeetri pärast peaks tulema esimene lõkkekoht. Aga ma arvan, et see on ikkagi liiga lühike maa nagu. Aga sellest järgmine lõkkekoht on 26 kilomeetri kaugusel. Ja sinna ma arvan, et pole ka mõtet kõndida. Aga ma vaatan, kuidas jalad on. Et praegu nad on valusad, mis on igati loomulik. Aga hetkel nad liiga hullud ei ole. Aga see, et järgmine lõkkekoht on 26 kilomeetri kaugusel, ei pea muidugi tähendama seda, et ma kõnningi need 26 kilomeetrit. Alati on võimalus oma telk kuhu iganes üles panna. Aga kui vähegi võimalik, üritaks ikkagi ööbida RMK lõkkekohtades. Selle jaoks need siin raja kõrval igal pool ongi. ...80 kilti täis, nagu naksti. Nii, hetkel olen siis Varbola linnuse mingisugusel platsil. Just elus koht. Aga päris jahedaks kiskus täna. Või hetk tagasi. Selline jahe tuul. See on see Eesti juulikuu. Täna on ikka mitmel korral vihma ka tulnud ja maailmamesi päikevihm. Ja täna on 10 kilomeetrit kõnnitud ja hommiku kõndima hakates oli suht okei, aga praegu ikka jalatavad olu. Siia ma ilmselt ikkagi tänaseks ööbima ei jää. Aga vaevalt ma järgmisse lõkkekohta jõuan, mis on 26 kilomeetri kaugusel. Eks mul on olnud aega pikalt siin mõelda, et miks mul villidega niimoodi on. Ikka ütleme hullemini, kui oleks normaalne. Ja ma arvan, et see on mitme asja kokku sattumas. Eks esiteks see, et ma üldse alustasin nii suure hooga. Teine on siis see, et umbes 6 aega tagasi vigastasin mõnda vasaku jala hüppeliigest joostes. Ja see tähendab, et viimased 6 aega ma olen taastunud sellest vigastusest ja ma pole saanud üldse trenni teha. Kui mul poleks olnud seda vigastust, siis ma oleks kindlasti teinud lühemaid matku, et jalad harjuks ära sellise asjaga. Praegu ongi probleem, et jalgade nahk on lihtsalt liiga õrn ja pole valmis selliseks koormuseks. Ja 3. on kindlasti see, et esimene päev oli ikka korralik torm, meeletu tuul ja päev läbi kas tibutas või sadas vihma. Ja mu jalad ma kõndisin läbi märgade jalgadega üle 30 kilomeetri. Ja märgade jalgade nahk on pehmem esiteks ja teiseks on rohkem öördumist. Et see kindlasti tegi asja hulluks. Aga esimesel päeval, kui ma kõndisin, oli enesetunne hea ja jalad mingit hullu valu ei teinud. Eks sellega ongi see, et see valu ja vigastused tulevad välja alles järgnevatel päevadel. Ja 4. oleks veel see, et ma otsustasin teha seda rännakut enda eelmise aasta matka jalanõudega, millega ma olen juba Eestis, ütleme, enne seda rännakut olen kõndinud üle 100 kilomeetri. Pluss siis eelmine aasta ma tegin 5-nädalase mägede reisi Euroopas, kus ma kandsin, terve aja kandsingi neid jalanõusid. Ronisin, ma ei tea, umbes 15 erineva mäe tippu, mis palju teid veel riigitipud. Aga need jalanõud näevad iseenesest nagu väliselt head välja, aga ma arvan, et võib-olla see probleem on, et sisetallad on suhteliselt kulunud.
Aga jah, ühesõnaga 4 sellist kokkusattumust ja tulemuseks ongi katkised jalad. Lõunapaus tehtud. Villid on tühjaks lastud ja kinni teibitud. Praegu on siis missiooniks leida üles mõni veevõtu koht, sest vesi on otsakorral. Ja vaatab võib-olla, kui leian mingi normaalse veekogu, siis kuhugi sinna juurde telgi üles panna. Tundub, et praegu saab käia päris mitu kilomeetrit mööda sellist ilusat asfaltteed autode ääres. Eile õhtupoole möödusid minust tee peal 2 jalgratturit, kes võtsid minu juures maa, rääkisime natuke juttu ja tuli välja, et nemad on ka liikumas jalgrattaga Kauksi poole. Ehk siis Eestis on 3 pikemat matkateed ja kõiki neid tegelikult saab läbida ka jalgrattaga. Ja mis siin salata, et praegu tundub see idee läbida see rada jalgrattaga üsna ahvatlev. Et ei oleks mingit sellist villide jama ja varem pole sellise jalgrattasõidu peale üldse mõelnud ja see oleks jälle üks huvitav hobi, kuhu läheks päris palju raha. Osta mingi korralik jalgratas ja kiiver ja mingid kotid, mis sinna ratta kõrvale käivad, kus oma varustusse jääd. Ja ei tea, kas tasub selle peale mõelda. Sest ega see matkavarustus odav ei ole. Praegu on üsna mõnus isegi kõndida, kuigi ma olen kõval asfaltteel. Ütleme nii, et valus on küll, aga mitte liiga hullusti. Ja üldiselt ikkagi ville soovitatakse mitte katki teha, siis võib sinna mingi mustus sisse minna ja bla bla bla. Aga mul on olukord ikkagi selline, et kui ma neid ise katki ei tee, siis nad lihtsalt kõndides lõhkavad, mis on kindlasti hullem. Ja valus, väga valus. Ma tõsiselt loodan, et täna enam sadama ei hakka. Sest hommikupoole ma sain märjaks, siis ma lõunaaeg kuivatasin enda jalanõud ja sokid jälle ära. Et ei tahaks seda uuesti täna teha. Vesi! Nüüd peab lihtsalt vaatama, kuidas siit alla saada. Ja nii lihtne see vee hankimine ongi. Maakohtades on ikka toredad inimesed. Just teed tagasi sõitis üks noor poiss rattaga minust mööda ja tervitas mind. Ehk siis linnas seda väga ei kohta.
pilti täis. Tänane ööbimisplats on siin. Tee läheb tegelikult sealt samast kõrvalt. Aga ma ei viitsin mingit paremat kohta leida siin. Siin on suht tasane plats, et käib küll. Nii, kodu valmis. Jälle mingi kuradi puuk telgis. Kolmanda päevaga siis ühel pool. Täna sai kõnnitud ikkagi kuskil 30 kilti. Täpselt ei tea. Mis iseenesest on positiivne, et eile ma reaalselt arvasin, et täna võib-olla kõnnin ainult 10 kilti. Aga 30 on ka igati hea. Ja selles suhtes ka hea, et vähem ikkagi kui eelmisel 2 päeval. Aga huvitav on tõesti, et näiteks mõlema jala suure varba küüne all, mõlemal jalal on villid samas kohas, kus mul mitte kunagi varem ei olnud. Ja täpselt samamoodi mõlema jala all suurselt 2. ja 3. varba juures. Nagu mõlemal jalal samas kohas, kus mitte kunagi varem ei ole vilja olnud. Siis nüüd mõlemal jalal sama jama. Aga siiamaani nende jalanõudega mul pole vilja üldse tekkinud. Aga nüüd siis nii hullusti. Aga eks siin ongi mitme halva asja kokku languvus. Aga mis teha. Selles suhtes kauksi jõudmise mõte on mul nüüd küll lõplikult peast püütud. Aga ütleme niimoodi 30 kilomeetri kaupa päevas kõnnida. Miks mitte? Vähe rahulikum ja leebem jalgadele. Homme peaksin, mitte peaksin, vaid suht kindlasti jõuan homme Koilasse. Ma arvan, et teen seal ikka vähemalt mingi paari tunnise peatuse. Käin kuskil sõikohas. Praegu on isegi selline mõte, et kui peaks tee peale jääma mõni selline majutuskoht, siis miks mitte tehagi selline poolik päev, et Kohilasse vist on, täpselt ei tea, aga umbes 20 kilti äkki. Et siis ongi juba korralik maa tegelikult kõnnitud. Ja saaks natuke võib-olla pesta ja jalgu puhata. Aga kui mitte, siis kõnnin järgmise lõkkekohani, mis siis on kokku umbes 30 kilomeetri kaugusel. Ma arvan, et 30 kilti suudab ikka kõndida. Aga eks homme selgub. Ilus hommik täna. Alustasin siis 4. päevaga. Täna siis jõuan Koilasse, et sinna ma arvan, et on 3 või 4 tundi kõndimist. Aga seda ma ootan. Seal saab käia apteegis. Siis kavatsen minna kuhugi restorani. Rahulikult süüa. Võib-olla isegi mõne õlle teha. Kes paistab. Igatahes praegu peab asja rahulikult võtma, et pole mõtet enda jalgu täitsa lõhki kõndida.
päris huvitav koht oli just rajal. Sai ületada silda, mis on hetkel remondis. Et sild oli lahtiseid laudu täis. Aga ehitusmehed ütlesid, et omal vastutusel saab minna. Sai natuke turnida. Õnneks vett ei kukkunud. Kohilast jõudsin välja. Täitsa ilus linnak oli. Vist olen sealt varem läbi sõitnud, aga pikemat peatust pole teinud. Kõigepealt käisin apteegis, sain endale kineesio teipi, mis mul sai otsa. Siis sain haavatampoone, mis mul kodus on, nagu unustasin kaasa võtta. Ja natuke ibumetiini ka. Seejärel käisin Veski baaris lunatsemas. Hea šnitsel ahjukartulitega. Väga hea, soovitan. Kuigi ma olen 4 päeva matkanud, siis ikkagi oli mõnus süüa nii-öelda päris õiget sööki. Mitte mingit müslit või nuudleid. Kohilas ma ikkagi mingit peatus või ööbimiskohta ei hakanud otsima. Ma sain kõnnin ikka järgmisse Lõkkaplatsile, mis on kilomeetrid, ma ei teagi. Aga ma arvan, et praegu on veel maksimum 10 kilomeetrit. Üks kell peaks olema mingi 5, siis 7 hetki jõuan kohale. Nii, jälle on üks puutee peal. Eks läheme alt läbi. Ai, sääsed saavad. Oila! Natuke kükke ka. Et jah, loodan, et 7 olen enda ööbimiskohas. Natuke maanteekõndi ka. Õnneks siin on suht selline lai riba, mis on mõeldud jalgratturitele ja jalakäijatele nagu mina. Aga loodame, et ükski juht roolis Jaapanis ei istu. Päris hea tempomeister. No tere õhtust! 4. päevaga ühel pool. Tuli jälle umbes 30-killine päev. Sain siin Järlepas oma telgi üles just natuke aega tagasi. Jalgade koha pealt kahjuks mingid häid uudiseid ei ole. Lähevad aina hullemaks ja hullemaks. Tundub, et 30 kilomeetrit on ka ikkagi liiga palju. Ma homme vaatan, kuidas seis on, et kas saab jätkata või mitte.
see on siis mu sild oja ületuseks. Peale mitme kilomeetrist metsade lõiku on nüüd selline päris pikk ja sirge kruusatee lõik. Täna on iseenesest täitsa mõnus päev matkamiseks, et ei ole liiga palav ja selline vahelduv pilvisus, mis muidugi tähendab, et igasugu sääsed, parmud ja kärbsed on täies hoos liikvel. Mullust on praegu siin huule peal ka mingi punn, kust üks sääsk üritas verd imeda. Aga praegu on mingi hull kärbseparm ümber. Ja kas kaamera seda näitab? Ma peaks vist mütsi pähe panema ja sääse võrgu ette panema. Et oleks parem kõndida. Raja ääres väike mõttepaus. Täna pole isegi esimesse lõkke kohta jõudnud. Aga jalad on ikka väga valusad. Iga päevaga läheb aina hullemaks. Kuigi täna on juba 5. päev. Justkui võiks minna nagu paremaks, aga aina hullemaks. Millest on väga kahju, sest kui samamoodi edasi minna, siis tundub nii, et jalad kohanevad alles selle rännaku lõpuks ja siis ongi terve puhkus põhimõtteliselt läbi. Praegu ma ei teagi, kas mul on üldse mõtet jätkata, et kui ma 10 või 15 kilti päevas kõnnin, pean natuke seda veel üle mõtlema. Ja see oleks üldse elus esimene kord, kui ma mingi sellise asja nagu pooleli jätaks. Sest ma olen käinud päris paljudel jooksuvõistlustel ja samas 2 aastat tagasi tegin 660 kilomeetrise matka. Millest mul on ainult head mälestused. Nii, istun ikka siin sama koha peal. Üritasin natuke vilja tühjendada. Aga ega üldse ei ole tahtmist neid sokke ja jalanõusid jalga panna. Mulle tundub, et seekord ikkagi rada sai minust jagu. Et pole mõtet ennast nagu piinata. Jalgu täitsa sodiks trampida. Sest paari nädala pärast on mul Viljandi järve jooks. Nüüd tahakski juba jooksmas hakata käima. Põhimõtteliselt kui ma tahan koju minna, mul on vaja Tallinnasse saada. Ja ma olen suhteliselt Kose lähedal. Kose on kuskil vist 10 kilomeetri kaugusel. Et sealt saaks kindlasti, ma arvan, bussid lähevad ja kui bussiga ei saa, siis häälega. Et üsna pettunud. Aga veel natuke mõtlen, mis ma teen. Peale viimast pausi on selline kõnd. Aga tegelikult sellega ongi rännakul nii, et kui sa pausi teed, siis uuesti alustamine ongi kõige raskem. Vasti läheb normaalsemaks. Tervitused! Käes on juba detsembrikuu ja ma otsustasin teha siia lõppu väikese lisavideo. Kuna viimane asi, mis ma suvel jäädvustasin, oli pilt 163 kilomeetri täisest. Peale seda ma kõndisingi Kosele ja sain sealt bussiga Tallinnasse. Et, nagu ma juba mainisin, siis mul tekkisid osade varbakünte alla vilid. Parema jala suurest varbaküünest jäingi täielikult ilma. Vasaku jala suurküüst tuli küll keskelt täiesti lahti, aga äärtest jäi püsima. Seda ma ei hakanud ära kangutama. Aga vasakul jalal üks väiksem varbaküüst tuli ka täielikult ära. Nii palju siis vigastustest.
ega noh, lõpuks need on ikkagi sellised kiirelt paranevad vigastused, et juuli lõpus sain juba uuesti jooksma. Lõpuks on mul ikkagi hea meel, et ma selle matka üldse ette võtsin, et 163 kilomeetrit pole ju ka halb tulemus. Kuigi eesmärgid olid palju suuremad. Ja kindlasti on see minu jaoks väga õpetlik kogemus, et kuigi ma teadsin kõiki neid vigu juba enne selle matka algust, siis inimene õpib ikka enda vigadest ja nagu öeldakse, mis ei tapa teed tugevamaks. Järgmine aasta ootab mind ees palju suurem ja raskem katsumus, et siis peab neid selle aasta vigu meeles pidama. Aga jah, varsti näeme.